et alati saaks natukene paremini, et meil on natukene seganud vigastused ja ilm on ka natukene seda vingelbussi mänginud, et seda lund siin jaanuarikuus ja külma oli päris palju. Mõned trennid õues, mis me teeme, ei saanud päris kõiki neid asju teha, mida oleks tahtnud. Aga kõigele kokkuvõttes võib öelda, et on okei, et halliturniiri mängudes see tulemus ei ole esmajärguline, et pigem see mängupilt ja erinevate mängijate proovimine, et millises seisus keegi on ja meil on olnud siin nii mõnigi uus mängija, kes on käinud ennast näitamas ja on neid, kes meiega liituvad ja on veel mõned uued näod, kes veel oma koha eest võistkonnas võitlevad. Et selles mõttes selline ei midagi uut, aga nüüd hooaeg on juba ukse ees, et nüüd siin, mis meil siin veel enne hooaega jäänud on, trennid ja mängud, et siin keskendume rohkem juba ikkagi nendele tegevustele ja nendele koosseisudele, millega me ka hooajale vastu lähme, et üha enam on hakanud välja kujunema, kindlasti mitte lõplikult, aga selline tuumik ja kes nende kohtade eest võitlema, mitte et ei hakka, aga kes on ennast hästi heast küljest näidanud. Näeb, et kui palju uued tulijad seda vett veel siin segavad. Aga jah, väga kiiresti on see aeg läinud ja hooaeg algab ka see aasta enneolematult vara. Et põhimõtteliselt on juba 2 nädalat jäänud, et nüüd on see viimane lihv. Samas muidugi see töö käib edasi läbi terve hooaja, et hooaeg hakkab, et siis selles mõttes mingit kardinaalset muutust treeningutes ei tule. Halliturniiri mängudest nii palju, et me saime ühe võidu, ühe viigi, 3 kaotust, et nagu need tulemused numbriliselt ei ole nii olulised, et näiteks mäng Tammekaga, mille me võitsime, sellega ma isiklikult ei jäänud meiepoolse esitusega üldse rahul, et tuli küll 1-0 võita, aga mängupildiga ma ei olnud rahul, et samas kui seal oli mäng, mille me kaotasime ja mängupilt oli palju parem. Me saime head tugevad mängud, et 5 vastasest 4 mängib algaval hooajal Premium-liigas ja 1 on meie liigakaaslane Viljandi, kellega me Viiki mängisime. Et selle halliturniiri põhjal mingeid järeldusi ma veel ei teeks, aga punktide lugemine algab 25. veebruaril, et kodus Vändra vastu ja siis me peame olema valmis ja mitte ainult selleks mänguks, vaid ikkagi minema läbi hooaja 36 mängu ja hoidma seda taset kõrgel kogu aeg, et eelmine aasta meil tulid sisse mõned sellised mõõnaperioodid, et see aasta tahaks hooaja läbida ikkagi stabiilsemalt ja hooaja kokkuvõttes lõpetada. Hooaja eesmärgiks on saada parem koht, kui me eelmine aasta saime ja kuna liiga koosseis just mängijate poolest see aasta on üpris erinev eelmise aasta omast, et duubelvõistkondades on toimunud palju muudatusi, paljud on läinud tugevalt ikkagi noorema koosseisu peale kui eelmine aasta, et siis me sellist punktisaaki on raske ennustada, aga kindlasti me tahame võidelda see hooaeg edasipääsu eest Premium-liigasse ja tulemuse poolest teha parema tulemuse kui aastal 2015.